viiruse papilloomviirus on inimeselt inimesele leviv viirus, mis põhjustab vähki. Aastas sureb sellest tingitud haigustesse Eestis kümneid ning maailmas sadu tuhandeid inimesi. HPV levib limaskestade ja naha kokkupuutel või seksuaalsel teel. Elu jooksul nakatub umbes 80% inimestest mõne HPV tüvega. Teatud juhtudel, kui viirus jääb organismi pikemaks ajaks püsima, võib see põhjustada erinevaid vähiliike, emakakaelavähki, suu- ja neeluvähki, peenise- ja pärakuvähki. Rootsis ja Taanis on läbi viidud kõige põhjalikumad HPV vaktsiini ohutust puudutavad uuringud. Aastatel 2006 kuni 2010 viidi läbi seal vaktsineerimisregistripõhine uuring, kuhu kaasati tüdrukud vanuses 10 kuni 17. Uuringusse kaasatud miljonist tüdrukust 300 000 said HPV vaktsiini ja 700 000 moodustasid vaktsineerimata võrdlusgrupi. Uuringu tulemusena võime julgelt öelda, et vaktsineerimise tagajärjel tõsiseid kõrvaltoimeid ei esinenud. Skandinaavia maades ja USAs analüüsitakse pidevalt HPV vaktsiini saanud patsientide elektroonilisi haiguslugusid, et selgitada välja võimalikke ootamatuid tagajärgi. Siiamaani ei ole uuringutes leitud, et HPV vaktsineerimise järgselt esineks pikaajalisi või tõsiseid negatiivseid kõrvaltoimeid. Küll aga näitavad uuringud, et HPV vaktsineerimine on väga tõhus. Austraalias, Uus-Meremaal, Rootsis, Saksamaal, Belgias ja USAs läbi viidud uuringute kinnitusel on HPV vaktsineerimise tulemusena HPV nakkuse ja genitaaltüügaste esinemissagedus noorte naiste ja tüdrukute seas oluliselt vähenenud. Austraalias ja Taanis, kus on immuniseeritud suurem osa sihtrühmast, esineb võrreldes varasemaga 80% vähem emakakaela muutusi, mis võiksid areneda emakakaelavähiks. Eestis vaktsineeritakse alates käesolevast aastast 12 kuni 14-aastaseid tüdrukuid koolitervishoiutöötaja juures nende vanemate nõusolekul. HPV vaktsiini kliinilised uuringud ja praktilise kasutamise käigus tehtud teadusuuringud kinnitavad, et HPV-vastane vaktsiin ennetab 90% tõenäosusega HPV-st põhjustatud vähki. Vaktsineerides tütarlapsi kaitseme nende tulevikku ja hoiame nende tervist.